hommikut juhtus jälle siuke asi, et saan jääkat püüdma minna. Kell on 9 hommikul ja lähen ühte lõiku tegema, mis mul eelmine aasta põdra pärast pooleli jäi. Ja mul on siin natuke muud huvitavat ka, noh. Andimeester on kõigile kindlasti teada, et sellised vigurid mul on tänaseks katsetada. Väga selge. Näeme jõe ääres ja ehk saab mõne kalaga kaamerapilti. Alustan selle asjapulgaga. Päris huvitavat värvilant. Mõne viske alla voolusid. Ja siis hakkan üles püüdma. Lihtsalt katsetamiseks endale, kuidas on, tundub. Otsustasin nüüd lõpuks ülesse voolu püügi kasuks, et testisin lihtsalt alla vooluna. Siiani ei ole midagi toimunud, aga päev on alles alanud, et kell 10 saama ja päev on veel ees. Praegu on nagu hea asi, et lume peal saab käia normaalselt. Muidu oli probleem, et läbi vajus ja veel mingid asjad, et praegu justkui nagu kannab. Ja nii, mingi väga pulk on siin, vähemalt esimene kala. No nii, tule siia. Mida sa jäpis? Ai. Nüüd on küll pahasti. Miks sa mind kinni võtsid? Okei, läks. No, ma sain ka väikse markeeringu, nii et pole hullu. Aga nice, vähemalt on olemas. Väga kena. Vahetasin jah, rulli 1000 vastu üldse välja, et mul siin peal on nöör ja temperatuur lubab püüda, siis ma proovin nööriga pigem. Siin suvel mul põder ees läks ja ma ei saanud. Mingi maa ma püüdsin edasi ja siis jätsin katki, sest ma ei tahtnud selle põdraga siin kaklema hakata. Ja sinna ta jäi. Ja siis läksin teise jõe peale ja olemas rekordforell. Siin peab nüüd vaatama hakkama, kuidas püüda saab üldse, et pea kuskilt puude vahelt välja pistma, siis piki jõge viskame, ega siin mingit muud lahendust väga ei ole. Põksun vaikselt edasi ja sealt, kus saan, sealt viskan ja see paneb ka jõkke minema. Aga oli siis selline, kus see hea valgus on. Päris ilus lant. Juba näitas ära, et kala saab sellega. Ja paneme patriootliku landi külge. Kas on eestlaslik patriootlus või on jõeka oma, et selline päris laena. Aga ma arvan, et töötab. Sellega oleks pidanud 24. püüdma, et siis oleks kindlasti mingit paraadi ka kaladelt saanud siukse landiga. Nii, hakkame pihta, vaatame, mis toimub siis. Kell 10.15. Hommikul oli mingi 4 kraadi külma. Praegu on 0 ja hakkab plussi minema, et nööriga on igati hea püüda. Ma oleks tamiiliga ka tulnud, aga temperatuur lubab, siis mulle see nöör meeldib vähe rohkem, et päris pikalt on püüda veel, et lootused on kõrged. Aga proovime, vaatame. Nii, Eesti lipu värvides landikene. Siinkohal teen landivahetuse. Panen selle 3. värviga külge. Üks värviks on selline. Kõigi lantide peal on tegevust olnud, nii et võib lugeda täitsa arvestatuks sellisena. Lagistamist on, aga see ju siia juurde käibki. Praegu on veel hea, et lehti pole ja suht hästi näeb, et kus kohast paremini läbi saab, et suvel on kõik kurdi roheline ja siis saab midagi aru. Lant, mis sa teed? Meil on kala vaja püüda.
minu arust see 1000 rull on ikka siuke ideaalne suurus siia, noh. Mina väga suuremat ei tahakski, et talvel tegin, või noh, miinusega, kui ta miil peal oli, siis panin küll selle 2,5. Ossa pekk, noh. No nii. Mulle adrenaliini ja kaladele ka. No ma ei tea. No see oli küll päris mõnus. Pole lugu. Tellisin endale uue jopega, selline Pythoni stiilis. Internetiavarustes sai suht soodsa hinnaga päris palju mõnusaid taskuid on, mida kohe püügi huvides kasutada saab, et muidu olid nad kõik siin kahlade selles rinnataskus või siin, et siin oli siuke vastik punn ees, et nüüd saab asju oi kurat, see oli küll, ma ei tea, mis nüüd oli, põrkega vise, aga loodan, et ma landile haiget ei teinud. Vastu puud käis korralikult. Ja siit ühe koha pealt lakile tegi vigana. Aga noh, et ilu nõuab ohvreid. Olgu käes, vägev. See koht läks siis tuksi, proovime kuskilt maal. Ja nii ta käib. Palju käkid ise ära, sest ei saa viskega hakkama. Näiteks nagu praegu. Siit läheb põnta kuhugi kuradi. Võps ära, no siit lähevad ka veel mingid väljad. Ei tea. Tuleb karu, istub karu, ega siin ei ole kedagi midagi. Liigun edasi kuskil maale, kus ma sain jälle normaalselt visata ja siis filmib ka midagi jälle. No mingi mõte, et võiks pöörlevat ka proovida, et äkki sellele on ka lootust. Kuigi räägivad, et pöörlevaga tuleb meid väike kala, et mina ei usu seda. Kurat, siin on ilus sügav, aga kurat, ma tahaks pöörleva panna. No nii, hakkab jebi pihta. See ju käibki asja juurde, et no mida on? No, okei, saime lahti. Proovin natukene veel wobleriga ja siis ma arvan, ma panen pöörleva külge ja proovin sellega. Üritad küll vaikselt olla, ikka jalg libiseb ja mingi täpselt oks jala all ja nagu miks see nii kuradi legendaarne on see asi. Kurat, siin on ma tahaks vist pöörlevat siia panna. Aga proovime natukene sellega. Võib-olla vahetan veel lanti. Äkki see kurat küll, äkki see lilla toon ei ole hea selle veevärvi jaoks siin, aga eespool ju töötas. Panin siis sellise pöörlevaga, see on number 1 suurusega. Ja proovime, vaatame. Esimene vise kohe kuskile. Ja see on, et raskema landi pealt tuled kergema peale ja nagu sulli saamatu kohe. Kõik võimalikud asjad, kuhu kinni saab jääda, jääb kinni. Jää taha, taime taha, puu otsa. Kõik, absoluutselt kõik. Ei olnud väga hea algus, aga ega ei anna ei olla. No nii. No see on pisik, aga nii. Kõne väikib küll. No nii. Õps. Nii läheb oma asju edasi tegema.
päris ilusa mustriga oli see väike pisik. Okei. Tekkis mingi lootus jälle. Oi ruisk! Tuli, vajutas. Samas serva alt, proovin kurat. Kurat küll. Ja tundus mõõdu kala olevat. Ma ei tea, kuidas kaamerasse jäi see asi, aga äkki tuleb veel siit serva alt. Alright. Just siis, kui huvitav on, siis peab midagi jaurama. Ei, see on mingi palk. Ehk ma vette ei pea minema, aga võib-olla tuleb ka. Väga pahane. Kurat küll. Siuke eksprompt värk kohe peab kinni jääma. Nojah, see koht on tuksis. Jääb ainult edasi püüdan. Mõtlesin, et just ei pane filmima ja panen sinna kuradi puude alla. Kakleb päris hästi. Ma ei tea, kus kohast ta kinni eladagi. Ussa raisk. Nüüd läks uisutamiseks. Ussa raine. Kurat, see võib isegi mõõdus olla, aga kahtlen tegelikult. Nee. Ei olegi, aga kuradi ma ilus näeb välja. Ja väga ilus näeb välja. 31 senti. Olgu. Ei, väga lahe. Väga kõva. Ma mis kuradi poos see on siin. Käsi saaks pesta. Väga nice. Kuradi uus jope ikka päris hea. See kohale jõudis, ma nägin nii palju neid kuradi taskuid ja asju, mida kohe kasutada ja värki, et päris mõnus. Mul on mingeid pöörlevaid veel, mida ma tellisin ja millega ma ei ole püüdnud, et mingi hetk võib-olla vahetan neid, proovin midagi muud ka, mingit muud tooni. Oi ei! No nii. Tegelikult mingi üüber suur putukas ei ole, aga okei. Tegi ise siin huvitav vabastuse endale. Okei. Head võttis. Ja veel parem on, et ei pidanud näppima. Okei. Ma üritan siit edasi minna. Suht kindel, et see asi siin ei kanna. Või siis... Jah. Okei. Alright. Selve. Jah. Ja oli, et kannaga proovisin, muidu oleks ikka päris huvitav on mul. Muidu need jääservad tegelikult suht hästi kannavad, et ja tekitavad päris häid kohti, kus visata. Tuleb kõik looduse poolt, mis antud on, ära testida ja proovida. Kuni sinnamaani, kus vastu ei pea enam. Ikka on rähn ja ma mõtlesin kuradi, juba mingid sammud tulevad. Siukse asjaga ei viitsi küll jantida. Kõik teavad, mul on mingi piif selle oranžiga, et sai selline pöörleme tellitud. See suurus number 2, 5 grammi kaalub. Väike tutt on küljes, kurat, see tundub päris huvitav. Nii et proovime seda ka. Ja võib-olla jäängi pöörlevate peale, kui nendega siin midagi toimunud on. Praegu on vist 3 või 4 kala kaldale ja järgi ujume siin ka päris mitu, et ma olen päris rahul. Päris hea päev on juba olnud. Juba 10 000 sammuna. Mis asja, enda arust ei ole midagi teinudki, aga eks see ongi, kui sa kala saad ja värki, et
siis see aeg läheb nagu kiiremini, et siis ei pane tähele seda kõndimist üldse. Uus koht on ka veel, siis veel eritine. Nüüd on see mingi kuradi baleriin ka siin ümber. Seda nüüd ära ei lõhu, siis käib mingi ilger raks ja siis kohe kindlasti ei toimu midagi. Juba ragises. Praegu see jää alt oleks läinud, ma oleks pea ees kuradi vastu seda kaigas siin kukkunud. Sest keha raskus oli kõik selle jala peal. Ja ei olnud väga mugav tunnen. Kurat. Ma olen nii kindel, et siin on kala, aga kus sa oled? Oi, raisk käiski. Täpselt siis, kui ütled, siis käib. Okei. Andis väikse märgu, et midagi toimub. Proovime. Aga ma ei saanud aru, kas ta sai konksu, et igatahes löömas ta käis. No joppen puh, kurat, ma olen nii närvne. Mõttetu jant, nahu. Nii kui vette kukub kohe kinni. Automaatne värk lihtsalt. Enam järgi pole midagi. Kord oli sügavam, kui ma arvasin, aga ei hullu. Mille pea ei hakka minema, siis pole häda midagi. Nii, kus sa veel oled? No, tood landil järgi ja lant kohe käes. Joh, ädine. Kurat. Kurat, see külg on päris hea loopida praegu. Võib-olla jään siia poole. Okei, ma ronin siit üles. See vastaskülg on sügavam nüüd. Ja äkki ongi parem, et kinni jäi. Vahetasin poole ära, siis saab sügavat külge loopida. Kurat, võttis. Jälle ei olnud valmis, sätid mingit sõrme ja vaatad mingit kuradi kolmandaid asju. Aga vähemalt äratas üles nüüd uuesti. Oi, sealt ma arvan, võttis mingi... Oi, võta ära! Kus see rais? Mis sa oled meil? Opadi! Mis sinuga toimub, kalane? Kus su mokk on? Jobane vorotna. Ja sa oled terve landi omale siia kuskil ära võtnud, siis sul on pool kuradi asja puudusid üldse. Tahaks ju tegelikult ikkagi ära mõõta. Kurat, ma ei ole sellist forelli näinud. Okei, ma mõõdan su ära. Oi, teen siit ühe pildi tegelikult veel. Ära nüüd jandi, ära jaura. Kala, kurat. Tee mulle armiks, teeme ühe pildi ja siis hoopis mõõt peale ja lähed oma radana. Äh, 35,5. No peaaegu. Olgu, oli lahe. Kurat! Opadiin! Kurat, kell märg. See kurat, lahen. Juhtub, siis juhtub liiga palju ja siis kui juhtub, siis juhtub mitte midagi. Kell on 12:10. Mis kuradi asi see veel oli? Aga ei, väga lahen. Et kurat, ma olen küll rahulne. Päris huvitavalt tuli järgi, ma ei tea, kas kaamera peale jäi, et eks ma pärast näen. Väga hea küll. Ühesõnaga see kala oli 35,5 senti. Millegipärast tal nägu oli nagu ta oli. Ma ei tea, mis taga siin juhtunud on. Aga väga lahedalt tuli järgi ja vist oli hea diil, et see kallas vahetatud sai, et
teiselt poolt ma ei usu, et oleks saanud selle kala kätte. Mõõdus kala ei ole veel tabanud, ei tea, kui tal oleks see asi seal ilusti olnud, et võib-olla siis oleks mõõdus olnud, aga 35,5 oli igatahes see. Ja läks tagasi ujuma. Ma olen praegu väga rahul, et vähemalt ei ole igav olnud, et kala on ennast näidanud ja muidu oleks ju eriti nüri, et ma tulin mingi kell 9, 3 tundi siin midagi võimelnud ja selle aega nagu midagi ei saaks, siis oleks nagu eriti masendav, et ja näed, ei olegi siin kala. Proovi näe, viska sinna. Oi kurat, kui hea visen. Oi. Tuli ära otsast, aga vist ei olnud mõõdus. Mingi 30 tuuri tegelane, aga elamust pakuvad ja lahe on. Kell elab mingit oma elu, sest kraan on märg, mida ta teed siin? Kuule, aitab küll. Mingi naljakas värk on sellega, et kui sa viske ära teed, siis ei leia seda kerimist, seda hooba või vänta üles, et hakkad selle peale mähkima, siis selle aja peale jõuab juba lant nii palju vajuda, et juba on kinni ja juba on kõik vussis, et no seal peab küll kuskil keegi olema. Kurat, see oli siin väga hea siuke. Pard. Käsi merjaks. No mis sa seal põhjas nüüd teed? Kurat, juba kuskil ümber. Läks otsast ära, keeras landi oksa külge, aga ei ole hullu, ei olnud mõõdus. Tundus ka mingi 30 pluss miinus mingid sentimeetrid. Aga vägevalt tuli. Ja väga laen. Kaladel on hakanud jõudu tekkima, et päris siuksed agressiivsed. Päris asjalik värk. Kurat, kõva. Kurat küll. Vesi ja kuradi nuti sead. Ja ridvast rääkides siis kuuma ritv, et ma olen igati rahul, et väga hea ritv. Täpselt paras, et igekat paugutada siin. Kurat, nii palju häid kohti, aga kala polnudki kohal. Nägin, tuli nagu torpeedona. Haige, kus neil on jõudu. Tegelikult on suht pisike kala, aga ta vist ei ole ilusti küljes ka. Ikka on. Ma vaatan, et lõi mööda. No nii. Tule siia. Mingi 20 senti. Lõps läks. Nii. Ja kala on täitsa olemas. Ja pöörlev töötab super hästi tegelikult. Pöörlev on vist ikka etem, sellepärast et läheb rohkem põhja ja saab selle sügavusega nii-öelda mängida, aga eks tal on maitse asi ka tegelikult. Ja oleneb muidugi oludest. Aga oi, raisk. Seal oli 2 kala koos. Kurat, polnud üldse valmis. Mis asja? Mida te jandite siin? Nii, olemas. No nii, siuksed mingid jupid on. Ole aitab nüüd küll. Palju seda energiat on nüüd. Kurat, sellel on terve kolmik suus. No nii, mis sa nüüd siin jää peal teed? Oi. Mis kordi koha sa veel leidsid endal? Kuule kala, mis asja? No nii, läheb siit mingi teeb liugu. Kurat, ikka ei ole veel. Näe. Oba. Väga lahe. Kurat küll, vägevalt võtavad. Ei ole väga suur kala, aga
pakuvad päris head elamust. Teevad päris head show'd, need 30 sendised pulgad ikka suht teravad poisid. Jumala väike kala. Oi, mis asi see on? Mis asi see on? Mis asi see veel on? See on nagu kuradi... Okei, mis siin toimub? Kurat, see on mingi eriti kuradi minivärk. Ja peaaegu peab paika, et nii väike võtab kolmiku suuna. Noh, kurat, see oli ikka mingi... Isegi ei tea, mis asi see oli. Aga... Kuradi naljapulk. Kui siukest on, siis järelikult järelkasv on hea. Ei pea ju ainult suurt kala saama, et minus, kui seda väikeski saab, siis juba on hästi, et midagigi saad. Juba käis. Midagi... Kõik on nagu mingi ühe mõõduga. Siin ka mingi jumal pisike forell läheb. Ta on ka jälle siuke samasugune mingi. Okei, väga hea tulid ise ära. Teen ühe viske veel sinna, siis vaatan teise pöörleva vastu. Okei, vaatan ära. Panin siis valge pöörleva. Tellisin tegelikult uue, sest eelmine valge sai niimoodi räsida, et värvi pandki lõpuks peale. No nii. Kurat. Ma ei tea. Vist ei ole mõõdus. Ikka samasugune. Vähe turskem lihtsalt, muud midagi. Nii, tule näita ennast, mis sa oled siin. No nii. Kuradi. Väga ilusad näevad välja. Anna mulle ainult siia ja mina aja oma asja edasi. No, kala. Mis sa teed siin? Kurat, pidin ikka kätte võtma, sest ei tahtnud sealt lõuakrõmpsusest kätte saada seda asja väga. Aga kuradi, töötab küll see valge värk, nii et recommended värk. Kurat. Ussa ruisk, mis kala! Kurat, võta ära palun. Räme koll. Mida kuradit? Mida kuradit päriselt? No nüüd mingi lant jebib, täpselt siis, kui see olukord nagu vaja. Kuradi suur kala oli. Rets, Suur kala oli rais. Ma ei tea, kuhu ta läks, ma arvan selle puu alla, aga kuradi nõme värk. Ma ei näe teda enam. Aga ma proovin seda puud siin piitsutada. Kurat, see oli ilus mingi 45-50 kala. Kurat, küll see oli ilus loomna. Vahepeal on parem, kui ei näe siukseid asju lihtsalt. Kurat. Nüüd jäpin sellest kuradi terve õhtu siin, et ilus suur kala oli. Nojah, sinna jäigi, et oli. Kurat küll. Ai nii. Kus sul raisk see suur kala vist jälle? Ui, näed, mis kuradi jurakas. Aga keegi on linnunahka pannud siin. Räme must kuradi suur laik läks. Mida kuradit? Äkki sa ikkagi tahad lanti? Täiesti haige, mis kuradi pomm siin läks. Räigelt kuradi tume suur asi. Miks ma pidin nägema jälle seda kuradi kala? Ma ei tea, kas ta sama kala on võib-olla
võib-olla ajasin siit midagi veel liikuma, et ma keegi linnunahka pannud. Mingi sulg jäi ka siia konksu külge, et ongi oma tutt küljes. Okei. Mis kurat asi see oli? Jälle käis? Jälle käis? Mingi... No mis asi see on? See suur kala oli lihtsalt mõnitus siin kuradi, kes see siin näitas ennast vahepeal. Ja kas peab paika või? Väike kala, pöörlev ja kolmik tervenisti suus. Kuidas see võimalik on? Isegi suur kala ei saa pihta sellele asjale, aga... Kurat, küll nüüd konks on nii suur ka selle kala kohta, aga... Ikka suudab alla neelata. On ikka kurat küll. Nii, kuule, mis sa teed? Peaga mutta. Läheb siin alla. Ei väga. Lahe värk raisk. Nii et jätkub vist pöörlevaga see päev siin. Minul ta toimib väga hästi. Ja ma olen rahul. Mingi ilge raks käis, ma ei saa aru, mingi laine läks kalda äärest või mingi loom üldse või. Et ei saa ka aru. Läks. See ehmatas nagu ära, kui oleks mingi loom, aga loodame, et ei ole midagi, ma ei viitsi nende asjadega tegeleda. Kell on 2:30. Vahepeal ei ole väga filminud, sest mälu on vähe ja telefonikõne oli vahepeal. Ja ei ole väga midagi erilist ka toimunud, et kõik kalad on suht ühte mõõtu olnud, nii et hoian mälu vähe suuremate jaoks, aga ma ei tea, ma liigun edasi järjest. Võiks nagu kuskilt maalt tulla ühe suuremat kala ka külge, aga ei tean. Ma olen praegu pöörleva peale kindlaks jäänud. No see on mingi pulk. Okei. Väike show ka, jah. Okei. Said ise ära, väga tubli. Jätan siit selle jõega pooleli. Marsin tagasi autoni ja kell on 3. Selge. Matsen autoni ja siis ma vaatame edasi, mis tegema hakkab. Ai. No nii. Otsustasin, et tulen ikka ühe lõigu peale veel, et teen siin veel mingi 1-1,5 või siis nii kaua, kuni kopa ette viskab. Kohe jõuan vee äärde ka ja siis hakkan piitsutama, nii et vee ääres näeb siis. Jõudsin ka vee äärde. Ei saanud kaamerat õigel ajal filmima. Üks päris korralik rabamine oli. Rohkem ta ei võtnud igatahes. Liigun vaikselt edasi. Oi raisk, midagi suuremat käis. Oh! No jääkülgene. Kurat, niimoodi käib seest läbi. Ma ei usu, et see enam võtab. Kõigil on mingi kuradi, teeb oma põksu ära ja siis on läbi nagu. Räme suur laine tuli järgi. Äkki võtab ära. Äkki saab.
oi, raisk teeb siukest sõitu. Mis asi sa oled? Oh. Tuli ära mingi mõõduskoll vist. Ta päris koll ei ole, aga mõõdu paneme ikka peale, ma arvan, et mõõdukas ta on ikka, et sain selle landi kätte. Tõmba kohe mõõdu peale. Null. 36,5. Ongi täpselt mõõdus. Kerke lõpsu ka ja läheb tagasi ujuma. Okei, ei saanudki pilti. Vähemalt mõõdus kalaga käes. Ma arvan, need, mis siin vahepeal jantisid, need olid suuremad isegi, aga ei, väga naisne. Rämedad sõitu teevad, täiesti ulmena. Siuke kurdi elutrall lihtsalt. Oi. Täiesti rets, kuidas? Täiesti rets. Ikka kõik kuradi. Seal mis värk neil on, kõigil on kuradi. Kõik 3 tükki suus korraga. Jätavad siukse mulje, et räme suured on, siuke kuradi jõud on neil täitsa ulmed. Nonii, üks tige putuka selle. Okei, rahu. Anna sant siia ja näeme sõpradena laiali. Täiesti ulme. Nii, läks seiklema tagasi. Oli otsast ära näeks. Vähemalt sai teisel poole Kopra tamm. Siin teengi oma viimased visked ära ja lähen koju. Päeva võib päris õnnestunuks lugeda, et tegevust oli päris hoolega. Suuremas joos ikkagi väike kala, aga lõpupoole tuli paar mõõdukala ka, nii et okei, ei toimu midagi rohkem. Ma võtan päeva kokku siis. Nonii, mälud oli täis vahepeal. Ja võtan päeva kokku siis. Ühesõnaga lõpupoole tuli paar mõõdukala. Päev läbi suht kogu tegevus oli seal 30 sentimeetri ligidal. Kell on 6 põhimõtteliselt. 31 000 sammu on tehtud. Ja mina jään igatahes rahule, et aga kui sulle see video meeldib, siis ikka pane pöial üles ja telli kanalit ja näeme järgmises videos.